teen nüüd klipid erinevatel päevadel ja laupäeval plaanin siis küpsetada, mul tulevad külalised ja siis ma räägin ka veel asju, näitan teile, mida ma küpsetan. Aga praegu siis on möödunud 4 nädalat võistlustest ja kuidas ma ennast tunnen? Suurepäraselt. Kaalu on tulnud juurde vähem kui kilo vist. Ma iga päev ennast ei kaalu, aga jah, et praegu vähe kaalu tulnud juurde, et isegi oleks veel vabalt rohkem olla. Aga kuidagi see keha oli nii tühi vist, et annab seda täita ja eks ma vaikselt söön rohkem ja ma hoian ikkagi iga päev aktiivsust ka. Ma ei saa päris nii, et ma jään nüüd diivanile lösutama, sest ma olen loodud liikuma praegu ja see on oluline mu vaimse tervise jaoks. Praegu ka ma teen siin ratta peal samme, õpin eksamiks, mul on pühapäeva õhtul eksam. Et ma liigun ka ikka ja eks seda energiat kulub ja teen trenni. Ja kuidas siis minu treeningplaan praegu on? Ma teen hetkel 4 trenni nädalas. Varem ma tegin 5 korda, kui ma nüüd viimasteks võistlusteks valmistusin. Ja see oli ka väga mõnus, mulle väga meeldis 5 korda nädalas teha ja ausalt öeldes ma hea meelega teeks 5 edasi, aga ma usaldan oma treenerit ja Eleri arvas praegu, et taastumiseks ja üleüldse võib-olla praegu hetkel on mõistlik teha 4. Et tegelikult eks mul see intensiivsus on ikka, et rohkem harjutusi ühel päeval ja ega ma nagu ikkagi teen korralikult trenni. Eesmärk on tuharat kasvatada nagu ikka. Ja ongi 2 alakeha, 2 ülakeha, umbes niimoodi. Tegelikult on mul vist pigem nii, et mul alakeha ja ülakeha miksid, kui ma praegu mõtlema hakkan, jah. Et see uus kava mulle väga meeldib trennis käia, võrreldes eelmise dieediga, et ma mäletan, kui mul eelmine prep läbi sai, siis mul oli täiesti plokk jõusaali ees millegipärast. Seekord vastupidi, mul on selline jõusaali sõltuvus, ma tahaks iga päev reaalselt trennis käia. Kuidagi hästi tore on olnud ja mõnus on olnud see dieedist välja tulek ja mul ei ole mingit kahetsusi, mul ei ole mingid sellist FOMOt, et mis ma jään nüüd millestki ilma, et jah, et täna on kusjuures see päev, kui ma oleks pidanud Jaapanisse sõitma, 12. detsember. Aga ma otsustasin nii ja ma kuulasin oma südant. Ja kui ma tahan kunagi maailmameistrivõistlustel minna, ma lähen ja ma lähen hoopis teise tundega veel enesekindlamalt ja super hea vormiga. Ja praegu mul on väga head tunded ja ma olen valmis täiega nüüd lammutama saalis. Juba tunnen, et jõudu on palju rohkem ja saaks need vormid ka tagasi, siis on nagu eriti hea. Seega jah, kõik on nagu super mõnus. Aktiivsuse koha pealt ma olen siis suht aktiivne ikkagi. 2 korda nädalas on mul naistega live-trennid, kus ma teen ise full kaasa. Need on sellised korralikud hiitrasvapõletuse trennid. Siis vähemalt 1,5 tundi, 2 tundi iga päev. Ma olen aktiivne, kas ma käin jalutamas või sõidan ratast või teen mõlemat, aga kuskil umbes 1,5–2 tundi. Siis kord nädalas teen ma yin-joogat, süvavenitust, see on tund aega. Seda ma käin siis spordiklubis tegemas. Hästi mõnus treening. Lõdvestuseks, painduvuse arendamiseks, lihtsalt lihaste venitamiseks ja selline vaimsele tervisele mõjub ka väga hästi. Kindlasti soovitan ka, kui teil on võimalus. Ja jah, ma hoiangi ennast aktiivsena, mulle sobib see, mulle meeldib see, tänu sellele saan ma süüa, nii et mul ei hakka seda rasva kohe nii kiiresti kogunema. Ja 1-2 korda nädalas on ikkagi sellised rammusamad toidud ka, ikkagi kui on külalised, koogikesed, veinipokaalid, ka söön midagi muud ka. Aga ma hoian kõike tasakaalus ja liigun ja see ei mõjuta mu vormi kuidagi negatiivselt. See ongi oluline, joon palju vett, 1,5 liitrit, 2 liitrit, mis on minu jaoks, 2 liitrit on ikkagi peaaegu iga päev, mis on minu jaoks väga okei. Ja ongi selline mõnus rutiin. Tegin sammud nii-öelda ratta peal ära või sõitsin oma ratta ära ja natuke õppisin, tegin teile need klipid ka. Ja nüüd on minu lõunasöök, see näeb veider välja, ilmselt te mõtlete, what the fuck ma söön, aga mulle maitseb, lihtne toit ja sellised on mu isud praegu. Kastmeks on see kookoskreem, see on põhimõtteliselt nagu hapukoor maitseta ja samas ei ole piimapõhine, et veganid ja need, kes piima ei saa tarbida.
mulle lihtsalt jah, piimatooteid ma tarbingi vähem, et asendan siis aeg-ajalt mingite kookostoodetega. Siin on mul pohlamoos, hakkliha, basmatiriis, avokaado ja tomat. Avokaadot ma tahtsin tegelikult rohkem panna, aga vaatasin, et avokaado ei ole veel küps piisavalt, oli natuke liiga kõva, siis panin vähem. Aga jah, selline mul on praegu see lõunasöök. Siin läheb veel üks ninja katsetusse kohe. Vaatame, mis sellest tuleb. Pole paha. Maasika, mustika, geisha. Tegin just live trenni ära. Siin oli nagu korralik andmine käis, täna meil ühaga live, nüüd ma konvertin seda ja siis ma salvestan selle ülesse, siis kes ei saanud täna kohal olla, teeb järgi. Minu hommikused ilurituaalid on alati see, et kõigepealt ma hoian mitte sügavkülmas, vaid tavalises külmas seda rullikut ja siis hommikul rullin silmaalused ilusti ära. Võib-olla siit kuskilt näo pealt ka. Masseerin ilusti kõik läbi. Silma pealt, eriti kui on tursed tekkinud mõni öö, siis see aitab hullult hästi. See peab olema külm. Nii, ja siis kui ma selle ära teen, vahepeal muidugi pesen näo ka ära ja siis mul on erinevaid, aga praegu ma kasutan Misoni Pearl Eye Gel patche. Hästi head sellised, teevad silmaalused pehmeks, helendavad natukene ja üldse sellised, ma ei tea, ma kasutan ikkagi üle päeviti enamjaolt silmaaluste niisutamiseks, sest enam ei ole ju mingi 20-ne. Hoiame, ennetame, et mul ei ole küll õnneks kortse eriti, kuigi ma olen 36, sest ma hoolitsen oma näonaha eest päris hästi. Aga vananemine juba toimub näost, et muidugi see on loogiline, selle vastu saa mitte keegi, et siis saabki ennetada ja hoida ennast lihtsalt nagu värskemana. Siis ma tegin jah endale need hommikumantli paelaga lokid, päris kenad jäid isegi. Selline mõnus, hästi kiire, mugav. Õhtulle mul olid niisked juuksed ja siis ma lihtsalt sidusin need. TikTokis igal pool on need video tulemus, kuidas seda teha. Sidusin paelaga ühelt poolt ja teiselt poolt ja sellised mõnsad lokid. Ma ei tea, kaua nad püsivad muidugi. Ma mingit lakki ega midagi siia pannud ei ole, võib-olla peaks panema. Seal püsivad ka natuke. Hommikusöök ja vaprad ilusad. Kes ikka hommikul vaprad ilusad veel vaatab. See tegelikult käib taustaks mul alati sel ajal, kui ma söön. Ja mitte midagi siin muutunud ei ole. Ikka kõik sama vana Brooki-draama ja nüüd on Brooki-tütre draama. Hommikusöök on tulemas kohva kohe ja munad, juust, see Rooki röst Fatseri oma on mega hea ja pehme. Avastasin selle poest hiljuti, ülihea. Enda tehtud tervislik piparkoogi muffin, selle tegin eile. Retsept on koduleheküljel ka. Peaaegu 500 kalorit äkki on see kogu hommikusöök. Tegi sellist. Ja täna oli mul samuti trennipäev. Korralik pamp tuli õlgadesse. Me tulime Lasnamäele ekstra ühe asja pärast. Muidu me ei käi kunagi Lasnamäel, et siia Kreeka tavernasse sööma tulla. Siin pidi olema kõige parem toit, Kreeka toit Eestis. Eelroaks võtsime siis küüslaugu pita ja kuidas Kaspar seda ütled? Tšatsiki. Ma ei oska seda öelda, ma ei tea miks. Igatahes selle Kreeka kasvma. Väga hea on. Meie pearoog võtsime 2 peale sellise pleiti, siin on erinevad liha, korralikult proteiini. Nii et head isu. Täna on laupäev ja mul tulevad õhtul külalised. Ja siis ma küpsetan. Eile õhtul tegin valmis kartulisalati. Lihtsalt kodune kartulisalat on kõige parem. Ma ei saa üldse aru, miks peaks ostma poest neid rõvedaid Rimi ja Selveri kartulisalateid. Need on nagu nii halvad ja need sisaldavad, ma ei tea, mis imelikke asju. Aga see kodune kartulisalat, mis ma teen, mul on see retsept ka koduleheküljel, see on maailma kõige parem reaalselt. Ja eile tuli kuidagi veel eriti hea. Tehke ise võimalikult palju toitu, poetoidud on nagu nad on. Aga täna ma teen siis rummikooki ja piparkooke. Mul on siin juba asjad valmis, mu enda
retsept, tähendab mitte päris minu retsept, ma olen selle nii-öelda mugandanud Jamaica rummikoogi järgi, aga noh, ma nagu teengi omamoodi alati neid asju. Tervislikum see kuidagi ei ole, et ma kasutan ikka nagu näha, siis mul on siin korralikku võid ja šokolaadi ja asju, sest tegelikult ongi asi on ju tasakaalus, et ma aeg-ajalt teen ikka täitsa tavalisi rammusaid, kooke ja asju ka, sest kõike võib süüa, asi ongi tasakaalus, asi olenebki sellest, kui tihti sa neid sööd, neid asju, mis on need rammusamad, kaloririkkamad, kui palju sa liigud, mis üleüldine sinu toitumine on, toitumisharjumused, et kui kombeks on ikka iga päev süüa väga palju või suhkrurikkaid toite, siis ega see väga hea ei ole ei tervisele ega kehakaalule. Praegu mu toitumine ongi selline, et ikkagi ma söön suht sarnaseid asju, mis ma sõin ka võistlusdieedi ajal. Lihtsalt ma söön neid asju ju kogu aeg aastaringselt tegelikult, sest see ongi minu jaoks selline puhas tervislik toitumine ja mulle tohutult meeldib see. Mind õnneks ei isuta poolfabrikaadid ja sellised ülisoolased, väga sellised maitsetugevdavad täistoidud, sest mu maitsemeeled on lihtsalt juba harjunud aastate jooksul sellise puhtama maitsega. Ja eks see ongi nii, et mida rohkem sa neid asju sööd, seda rohkem sa neid ka himustad ja siis ongi raskem loobuda. Mina arvan, et rasvapõletus ikkagi toimub kõige paremini siis, kui toit on võimalikult puhas ja seda on näha ka su vormist, et kui võtta nagu võistlusvorm, siis on suur vahe, kas sa sööd oma kalorid täis mingitest sellistest poolfabrikaatidest või magusatest asjadest või siis sa ikkagi sööd oma kalorid täis puhtast toidust ja siis sa saad ka mahuliselt rohkem tegelikult süüa. Et mingeid viinereid ja pihve sa ei mahuta väga palju oma kalaraasi ja sul võibki jääda kõht väga tühjaks, on ju. Mingid isud see võib-olla rahuldab ära, aga tegelikult see ei rahulda sinu vajadusi, kehalisi vajadusi nii-öelda. Sellepärast ongi hästi oluline ikkagi, kui on plaan saada keha väga heaks kuivaks, on ju ilusasse vormi, siis on ikkagi mõistlik teha seda puhta naturaalse toiduga. Ja see on lihtsalt tõestatud asi ja seda on näha ka, et väga hästi nagu vormi pealt näha ka, kus sa sööd nagu puhtalt või sa sööd natukene vähem puhtalt. Aga lõpuks on see ikka ühe nagu enda teha ja see on ka erinev, on neid, kes saavadki süüa võib-olla natukene vähem puhtamalt ja ikkagi on väga kuiva vormiga ja vorm tuleb lihtsamalt, kuigi see vorm tuleb ikka raskelt. Aga jah, geneetiliselt mingid asjad võib-olla panevad paika. Ja üldiselt see on ju loogiline ka, et puhas toit, kvaliteetne toit ja loogiline, et vorm on ka siis ju tegelikult parem. Ja vahest süüa selliseid rammusaid asju on ka okei. Kui liikuda ja hoida tasakaalus kõiki, mitte midagi ei juhtu. Et siis sealt saab kõike süüa. Proovin täna, ma panen seda Blackstrap melassi. See on hullult hea asi, see on ülimalt tervislik ka. Ma kasutan seda piparhoogi taines. Ma panen seda siia rummikoogi sisse ka veits. Vaatame, mis see teeb. Kodulehe retseptis mul ei ole seda kirjas, et panna, aga ma tahan proovida. Parim osa on nüüd see, siin on üleöö olnud rummis, tumedas rummis rosinad, kuivatatud jõhvikad ja pehmed mustad ploomid. Ja see teebki sellest koogist selle, mis see olema peaks. Ma loodan, et ma liiga palju rummi ei pannud, aga näeb hea välja. On ju. Natuke suumi ka. Selline rammusärk, kaloreid ei loe. Enda tehtud piparhoogi taine on reaalselt kõige parem. Ma olen sellest nii obsest, see on nii lihtne teha, see on nii hea, ma ei tea, miks ma peaks üldse poest ostma. See on... Kus teile meeldis ka lapsena või suurena süüa piparhoogi tainast? See nii kõht valutama hakkab. Õnneks siin toorest muna ei ole. Tegelikult võib täitsa süüa. See on nii hea. Sellest tulevad hästi maitsvad piparhoogid. Nii lihtne teha ja maitseb. Mu piparhoogid on nii head, et isegi kass tahab neid. Kaili, kus sa tahad mu piparhooka? Ei taha ikka. No ma ei tea.
tegin ühest väiksest minikringlis, mul jäi täpselt selline kogus üle. Nüüd ma olengi siis ära teinud rummikoogi, piparkoogid. Fun fact, mulle ei meeldi, ma tegelikult isegi suht jälestan piparkooke, mis on glasuuriga, sest minu piparkoogid on juba ilma glasuurita väga head ja minu arust see suhkruplöga lihtsalt rikub selle piparkoogi maitse ära, aga jah, ta teeb ilusaks, aga mul suva ilu, minu piparkoogid on lihtsalt nii head ka ilma glasuurita, sellepärast ma mitte kunagi ei tee kodus ise glasuuriga piparkooke. Ma jälgingi seda, et oleksid päeval olemas mul kõik valgud, kiudained, kasulikud rasvhapped ja tänu sellele ei teki mul üldse õhtul isusid nii-öelda üle süüa. Et ma sööngi mõistlikus koguses, aga suur viga, mida paljud teevad, mida ma ise olen ka kunagi teinud, et ma mõtlen, et mul on õhtul mingi üritus või mingi sünnipäev või suurem söömine, et siis ma hoian kaloreid kokku sellega, et ma päeval eriti ei söö või siis on hea tühja kõhuga minna lauda istuma. Aga see koormab ikkagi magu, see koormab organismi, see tekitab kehva enesetunde, see paneb tohutult üle sööma, sest su keha on olnud terve päev nii-öelda toitainete puuduses, energia puuduses ja siis sa tahad krahmata kõiki neid süsivesiku rasvarikkaid toite. Söö päeval korralikult puhtad toidud, kus on kiudaineid, valku, sellist teravilja, kasulikke rasvhappeid ja usu mind, see mõjub palju paremini sellele, et sa lihtsalt ei söö üle. Sul on normaalne enesetunne, sest toit peaks meist tekitama ikkagi hea tunde ja see on ka osa nende naudingust. Aga see ei tohiks meid võtta kogu energiat ära, tekitada meeletult kõhuvalusid, tekitada meeletult ülekilosid, toidupohmelli. Nii et oleme mõistlikud. Et see on minu nii-öelda elufilosoofia, mille järgi ma elan 80-20 reegel. Aeg-ajalt söön kõike, mis on ka rammusam. Aga suurem osa ajast siis ma ikkagi toitun puhtalt ja tervislikult ja mulle tohutult meeldib see, ma tunnen end hästi. Aga ma pakin selle video või selle vlogi nüüd kokku ja mul on väga palju toimetusi täna veel teha. Ma loodan, et teile meeldis selline täiesti random klipid minu päevast ja mõtetest. Ja selliseid asju saan ma ju veel teha, võib-olla teinekord saan ka rohkem trenni näidata, et ma praegu trennivideosid polegi väga teinud. Aga sellega on veel huvitav lugu see, et ma pean tegema ühe koogi vist veel, sest see rummikook tuli liiga rummine. Ma ootan veel Kaspari ära, et tema arvamuse. Minu enda jaoks tundub, et see liiga rummine. Seega ma pean ilmselt tegema võib-olla igaks juhuks varukoogi ka. Et juhul, kui ta õhtuks ikkagi see rummisuse intensiivsus ei kao ära, et võib-olla ta praegu on see intensiivne. Aga ja mega rummine, ta on nagu hea, ülihea, pealt krõbe, seest pehme, aga rummiga natuke liialdasin. Aga ei ole hullu. Saan teha varukoogi ja ma arvan, et see teine kook ka ikkagi lõpuks ära süüakse kellegile, ma ta sisse söödan. Ma loodan. Igatahes oli tore ja näeme jälle YouTube'is, ma loodan. Ning ilusat julgu jätku ja olge tervislikud ja aktiivsed. Ja kui on mingid küsimusi, siis võite mulle alati kirjutada või kommenteerida või oma mõtteid jagada, et hea meelega alati kuulan teid ka. Seega, tšau!